Võin üpris sirge näoga väita, et enamik inimesi ei koge oma elu jooksul sellist elu, nagu nad on nooruses või ka hilisemas vanuses igatsenud ja unistanud. Ja samas ma väidan täpselt sama sirge näoga, et see on kõigile, kes tõsiselt ihaldavad seda mingil moel, mingil vormil kätte saada. Ja tänases videos ma räägin sulle otsustamise 7 küsimusest, mis aitavad just nimelt välja valida enda jaoks kaugemaid unistusi ja lähemaid eesmärke, mille osas teha kindel otsus, millele pühenduda ja mille suunas liikuda. See otsustamise 7 küsimust on pärit mu omaaegselt saavutama õppimise koolituselt, kus osales ikkagi kokku ligi 20 000 inimest Eestist ja erinevatest riikidest. Seda sama asja käsitleb raamat Kõige tähtsam küsimus, mida on Eestis müüdud üle 20 000 eksemplari. Ja samal ajal oli audioprogramm, ma võtsin selle saavutama õppimise koolituse, selle programmi nimi oli Tee oma võtte teoks. Võib julgelt öelda, et mitukümmend tuhat inimest on seda asja kasutanud enda heaks ja ma loodan, et paljud neist edukalt ja väga edukalt. Minu nimi on Peep Vain, me oleme Muutuse kanalis. Muutus on mõtterännak ja muutus on muusika, mis aitab keskenduda ja endasse vaadata. Ja ole hea, kui see tänane video sulle meeldib, kui see köidab sind, siis palun liitu meiega. Ja selle video lõpus on ka üks tööriist, üks PDF, mida on võimalik alla laadida, kasutada iga kord, kui sa oled kahe vahel, kas võtta see või võtta teine asi endale ette, et teoks teha. Kuidas ära tunda, kuidas ma teid läbi tunnetada, et see on just sulle õige asi. Need on otsustamise 7 küsimust. Unistustega on nii, et mingid asjad on ilmselged. Seal pole mingit küsimusi vaja, seal pole midagi mõelda vaja, eriti kui sa noorem oled, eriti kui midagi kaotada ei ole. Sihid hakkad liikuma ja mõni asi juhtub kiiresti, mõni võtab aastaid aega. Aga mis siis, kui sa ei tea? Ja teiseks ma olen mõelnud, et ma olen küll inimestele seletanud, et on kasulik endale luua mingi visioon, mingi pilt sellisest unistuste elust. Aga ma olen 56, ma vaatan tagasi elule, ma küll 25 või 30 aastasena poleks osanud elus unes näha, et mu elus sellises kujuneb, nagu praegu on. Aga mida ma suutsin teha on see, et ma suutsin keskenduda ühele või teisele, mõnele konkreetsele asjale, mis jällegi on vähe kaugemad kui nädal või kuu või aasta, ja siis sihtida neid, otsustada ära, ma tõesti tahan seda, ja siis nagu noolen lasta see taotlus või see unistus või eesmärk tulevikku ja siis minna selle järel ja siis elu hakkab justkui nagu ennast lahti rullima. Ja just selliste üksikute asjade kohta ma tänast juttu tahangi rääkida, eriti kui sa pole päris kindel, kas tasub või mitte. Nii et oletame, et sul on mingi selline hägune soov või et oletame, et sul on mitu konkureerivat soovi, 2 või 3 või 4 eri elu valdkondades. Oletame, et sa ei ole endale suutnud kaaslast leida eluks või oletame, et sa oled selle kahe vahel missugust karjääri rada valida või oletame, et sa tahad otsustada, kui kõrget nagu finantslatti või finantsvõimekust või sellist nagu rahalist puhvrit või võimalusi endale luua. Ja see on kõik nagu selline mitme muutujaga võrrand, mida sa pead hakkama nagu siis sättima, eks ole. Või oletame, et sa oled proovinud saada endast heasse sportlikusse või füüsilisse vormi või mingisugusesse kehakaalu või kehalisse seisundisse, mis ei ole tükk aega õnnestunud ja nagu tahad, aga ei õnnestu, eks ole. Ja siis nagu justkui nagu liigud 2 sammu jälle, tuled sammu tagasi. Mis aitab, ja see kõlab pealt näha nagu mingi suure lihtsustusel, aga mis aitab on otsus. Otsus, mis on läbi tunnetatud, läbi mõeldud, läbi analüüsitud ja siis ka ära tehtud. Ja selle jaoks ongi üks tööriist, mida ma täna soovitan, et otsustamise 7 küsimust. Ja ma lühidalt räägin nad lahti ja siis saad sa ise otsustada, kas sa tahad võtta selle ette ja teha proovi ühe või mitme asjaga. Ma tõesti soovitan seda tööriista soojalt. Esimene küsimus, mida endalt küsida on see, et mida sa tegelikult tahad, mis asi see täpselt on ja millal.
üks moodus iseennast hakata paremini usaldama on anda endale lubadusi ja üks lubaduste liik on eesmärgid. Ja siis, kui sa sõnastad selle oma soovi või unistuse kindlas kõneviisis võimalikult täpselt ja paned talle ka mingisuguse kuupäevalise tähtaja, olgu ta või 2 või 3 aasta kaugusel, siis tekib sul justkui selline mingi raamistik ja konkreetsus. Ja kui sa proovid seda nüüd kirjalikult lahti sõnastada võimalikult täpselt ja iseendaga nõu pead ja siis seda räägid oma lähedaste inimestega, et arutad seda, väljendad seda soovi neile suuliselt ja siis hoiad seda kirjalikku formulatsiooni ka omal silme ees, avad seda faili, kus see kirjas on või märkmikku teatud sagedusega, siis see hakkab ise juba tööle, hakkab sind suunama. Nii et kõige esimene küsimus on see, et mis see täpselt on. Proovi seda sõnastada mina vormis ja olevikus, aga pannes talle juurde üks tuleviku kuupäev, tähtaeg, lõputähtaeg. Niimoodi tekib tal raam. Teine küsimus on jälle pealt näha selline lihtne ja paljusest räägitakse, et miks sa tahad seda? Mis on need põhjused ja mis on need nagu jõuõlad seesmised, nagu tõuke või tõmbe jõud, mis sind edasi viivad. Ja kui sa siis võtad selle soovi või unistuse endale ette, näiteks on ta siis nagu oma enda kodu või oma enda pere või oma enda mingi ideaalne füüsiline seisund või miljon või miljard dollarit, eks ole. Miks sul seda vaja on? Mis on kõik võimalikud erinevad põhjused ja motiivid, miks sulle on kasulik ja mõttekas seda saada? Ma ütleks, et pane 5 põhjust kirja, erinevat põhjust. Või veel parem, pane 10, vaata, kui palju kui mitmete põhjuse juures sul need padrunid otsa saavad. Pane kirja ja siis nagu, kui sul on see konkreetne eesmärk sõnastatud ja sul on ka terve nimekiri põhjustest, siis saad sa sellest jõudu ammutada. Eriti siis, kui sul tekib tunne, et ma praegu ei jõua või mul läheb meelest ära või mingi muu asi on tähtsam. 3. küsimus. Esimene oli, mis see on? Teine oli, miks see tähtis on sulle, kasulik ja vajalik ja hea. Ja siis 3. küsimus on, kuidas selleni jõuda? Mis on need sammud? Et loomulikult see miks on see liikuma panev jõud, see mis on siis see sihtmärk ja siis see kuidas, siis hakkad ju nuputama. Või vaatad teiste pealt, kes seda teinud on, hakkad oma peaga mõtlema, mis on siis see loogiline mingi sammude jada, keda sa pead endale appi saama, missuguseid teadmisi või oskusi pead sa endale selle jaoks hankima, missuguseid ressursse sul vaja on, missuguseid harjumusi sa pead sa endas arendama. Et see on täitsa oma ette ooper, kus siis sa võtad, ma mäletan sellel töölehel oligi mul nii, et teine pool, ma panin selle 3. küsimuse teisele poolele, kus siis see 3. küsimus vallutas ära terve lehekülje. Nii et see on nagu tegevusplaani koostamise alge. Ja loomulikult suurte projektidega, keerukate asjadega kindla peale ei piisa ainult 1 leheküljest. Aga see 1 lehekülg, eriti kui me räägime esimesest sammust või esimestest sammudest, on niivõrd oluline stardi kütus. Nüüd see 4. küsimus, see räägib hirmudest, takistustest, tõketest, nii seesmistest kui välimistest. Tihtipeale meil on ju teatud ootused või unistused, eks ole, nagu mul omal ajal oli see täiesti absurdsena näiv unistus Nõukogude Liidu ajal Ameerikasse ülikooli saada. Loomulikult kohe tulevad põhjused, miks ei saa. Üldse, riigipiirid on kinni. See maksab, ma ei tea, mingi 153 mu vanemate aastapalka ja neil ei ole seda raha ja mul ei ole seda raha. Kus ma raha saan, eks ole? Ma peaks ülikooli sisse saama esiteks üldse. Ma peaks leidma ülikooli, kes on nõus mulle õppemaksu toetust maksma. Ühesõnaga, ja mis siis, kui äkki polegi mu jaoks üldse hea mõte ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et mis on need sinu võimalikud hirmud ja tasubki mõelda need hirmud ja takistused läbi, panna kirja mustvalgelt, et mida ma pelgan, kus ma kahtlen, missugused on reaalsed takistused ja siis kuidas ma nendest nagu üle saan. Mu loomulikult hirmude juurest tasub vaadata, et kuivõrd realistlikud nad on, sest väga paljud hirmud, nagu öeldakse, et hirmul on suured silmad, nad on irratsionaalsed, nad isegi võib-olla on mitte eksisteerivad, aga kui sa neid justkui
välja ei kirjuta ja enda jaoks ära ei sõnasta, siis nad omavad sellist nagu müstilist, maagilist, sellist suurt takistavat mõju sulle endale. Minu sütelgõnni õpetaja Tolli Purkan õpetas kihvti asja, et justkui valmistu halvimaks ja ole valmis sellest üle saama, aga oota parimat, et kui sa need hirmud läbi mõtled, siis see vastupidi mitte ei nõrgesta sind, vaid tugevdab sind, et need takistustele, nii välimistele kui seesmistele peab julgelt otsa vaatama ja samal ajal siis nagu selle analüüsiga, mõistusega neid vähendama. Et 4. küsimus oli see, et mis võib sind takistada ja kuidas sa end selle vastu kaitsed. Et juhul kui juhtub see oht realiseerub, kuidas ma sellest plaan B abil ümbert lähen, eks. Nüüd 5. küsimus on väga lihtne ja lühike. Mis on esimene samm ja millal sa selle teed? Et kui sa mõtled, et ma tahaks seda ja ma tahaks toda ja samal ajal sa lükkad muudkui selle alustamist edasi, siis ma garanteerin sulle, mitte midagi ei juhtu, nii pea, võib-olla üldse mitte. Nii et kui sa mõtled, et tahad midagi enda finantsides korrastada või tahad pühenduda mõnele ametile või mõnele inimesele, siis mis on see samm? Tavaliselt on ta mingisugune telefonikõne või mingisugune otsus, kuhu me ka jõuame, eks ole. Võib-olla on ta trenniriiete ostmine, võib-olla on ta mingisuguse asja lõpetamine, nii et küll sa ise tead. Esimene samm ja siis see küsimus, millal sa alustad, on natuke naljakas, sest et nagu tegelikult alustada tasub kohe, täna või homme või kui sa ei saa täna või homme, aga tead, et sa 6 aja pärast või poole aasta pärast saad, siis sa paned selle endale kalendrisse. Tuleb 5. küsimus, mis on esimene samm ja millal sa selle päriselt ära teed. Nüüd enne kui me 7. küsimuse juurde läheme, on veel 6. küsimus, milleks on, kuidas sa igal juhul võidad. See tähendab seda, et kuidas sa võidad ka siis, kui sa kohe, aga võib-olla üldse seda vastavat eesmärki ei saavuta, aga oled selle suunas pühendunult liikunud, proovinud, võib-olla väikestes asjades ebaõnnestunud ja võib-olla mitte tähtajaks sihile jõudnud ja võib-olla üldse mitte sihile jõudnud. Et avastad, et nagu ei saanud või said midagi muud või said mingil muul moel. Ja selle küsimuse mõte on nagu see teatud pinge ja stress ja selline üleliigne hirm endalt maha võtta, et mis siis saab, kui ma ebaõnnestun. Et kui sa tahad õnnestuda, sa pead igal juhul teatud arv kordi ebaõnnestuma. Seda ei tohi karta. Ja mis aitab ebaõnnestumist mitte karta, on näha selle kaasuvaid hüvesid. Ja tavaliselt see kõige suurem kaasuv hüve on areng, kui sa teed ennast targemaks ja tugevamaks. Aga samal ajal on ka see, et kui sa liigud mingis suunas, siis sa hakkad märkama võimalusi ja hakkad märkama uksi ja abilisi, mida sa ennem ei näinud. Ja siis sa võid ka sihti suunda muuta või sa võid avastada hoopis, et sul on mingi teine asi tähtsam ja kui sa oled ausameelselt teinud selle panuse ja pingutuse ära, siis sa igal juhul midagi head juhtub. Nagu meile Ameerikas õpetas üks kõnemees Mort Atli, et oma suurelt mõelda. Ja ta ütles, et kui sa suurelt mõtled, siis midagi head juhtub igal juhul. Ma ütlen, et kui sa valitud eesmärgi suunas pühendunult liigud, siis isegi siis, kui sa valitsid selle valesti või sa saavutad seda, midagi head juhtub igal juhul. Palju parem ja palju rohkem, kui sa saad televiisorit vaadates või telefoni näppides kodus diivani peal istudes. Et 6. küsimus oli, et kuidas sa igal juhul võidad, mõtle kui ilus see on, igal juhul võidad. Kas siis, kui sa seda konkreetset eesmärki ei saavuta? Ja mis sa arvad, mis on 7. küsimus? Kui me rääksime otsustamise 7. küsimusest, siis loomulikult selleks on kas see on otsus? Ja või ei? Ja seal oli üks kaasav küsimus, et kuidas sa nüüd ennast selle otsuse juures tunned? Et kui see on õige asi, isegi siis, kui sa kogu seda küsimustikku läbi ei tee, aga sisimast tunned, et jaa on, siis see tekitab kergust, see tekitab tõmmet, sellist nagu hasarti ja tahtmist. Kui see on vale asi, või see ei ole nagu, et sulle praegu kätte saada väga võimalik, siis ilmselt ta tekitab ta stressi ja raskust, võib-olla pinget, võib-olla hirmu, eks ole.
nii et selle 7 küsimuse juures on hästi oluline selline mentaalne nagu mõistusega asja vaatamine, sõnastamine ja planeerimine ja asjade kirjapanek, aga samavõrd tähtis on see tunne. Ja sellepärast ongi see otsustamise 7 küsimus, et kas see on otsus ja mis tunne sul praegu seda tehes on niivõrd tähtis. Nii et vaata, kas sa saad endale teha need küsimused kõik läbi ja kui sa oled need 7. küsimuseni jõudnud, kas sa saad jumala südame rahuga panna jah muidugi vastuseks. Jah muidugi see on otsus. Sul on juba esimene samm kirjas, sul on põhjused olemas, sul on selge eesmärk kirjas. Ära jäta seda kuskile sahtli põhja lebama, vaid hoia seda silme ees. Vaata seda, pane see arvutifaili, tee see tekstiks ja hoia seda ikka ning jälle silme ees. Ja mis tunne sind valdab, kui sa oled selle mõtteprotsessi kirjalikult läbi teinud enda jaoks ühe tähtsa eesmärgiga, mille osas sul kas siis on ebakindel tunne olnud või oletame, et sul on valida 2 võimaliku versiooni vahel ja sa ei tea kumba valida. Sellel juhul, ja see on viimane asi, selles tänases pöördumises on, tasub teha mõlema eesmärgiga, mõlema võimaliku tahtmisega need samad 7 küsimust läbi ja jälgida, mis tunne sul siis ühe selle küsimustiku ärategemise lõpus on ja mis tunne sul teise küsimustiku ärategemise lõpus on. Loodan, et sellest oli kasu. Loodan, et see aitas sulle aasta lõpus, aasta alguses või millal iganes sa seda vaatad. Mõelda läbi omale tähtsaid asju, keskenduda, otsustada, pühenduda, tegutseda ja jõuda sihile tõenäoliselt varem, kui sa täna aimatagi oskad. Aitäh, et kuulasid. Soovin sulle kõike head. Ja nagu ma alguses ütlesin, on ka saadaval see tööleht. Võid seda endale sobival moel modifitseerida või kasutada või endale ise ühe luua. Ja ma kordan ka seda, et see sama jutt on raamatus kõige tähtsam küsimus, üksi pulgi lahti võetud näidetega, nii et ole hea, kui sellest ei piisa, kui sa tahad loe seda, see raamatu kõige tähtsam küsimus on, mida sina tegelikult tahad ja see läheb täpselt kokku ka selle otsustamise 7 küsimusega. Head pusimist, head analüüsi, head otsustamist, tunnetamist, tegutsemist ja saavutamist.